tahaksin meenutada muinasaja rändurit, maateoorijat ja filosoofi Anaharsist, kes pärandas meile sellise mõttetera, et inimesel on üldse 3 eksistentsi: elus, surnud ja merel. Ja no põhimõtteliselt siit nüüd nagu edasi liikudes võiks öelda, et päris merel me ei ole, sest me oleme tegelikult Võrtsjärvel praegul. Aga me oleme ikkagi vees. Ja see on tegelikult see sama. Elus, surnud või vees. Ja miks me oleme vees? Et Eestis on toimumas suur madalate järvede konverents. Mitte tavaline madalate järvede konverents, vaid rahvusvaheline madalate järvede konverents. Juba sellel juunil ja Tartus. Ja see on selles mõttes see on suur sündmus meile kõigile, sest et meile praegu tundub, et seda vett on liiga palju, aga iseenesest võib nagu tunduda, et me oleme nagu vee sees, aga tegelikult me oleme nagu või sees, sest et tegelikult on neid kohti, kus seda vett ei ole maailmas, on ikka väga palju. Ja see, et meil on seda vett praegu siin nagu öeldakse nagu jalaga segada, no see on ikkagi pigem luksus. Ja meie ei saa kuidagi elada ilma veeta. Aga paraku on juba nii, et rohkem kui 2 miljonit inimest on maailmas, tegelikult 2 miljardit inimest on maailmas puhta joogivee puuduses. Inimene tarbib väga palju vett ja 70% sellest läheb põllumajandusele. Ja meie vajadused aina kasvavad, sest inimkond kasvab ja on täiesti paratamatu, et ka surve meie magevetele üha suureneb. Me peame mõtlema, et maailmas on kohti, kus on suured veepuudused, kus näiteks naised ja tüdrukud kulutavad suure osa oma päevast vee kandmisele või et maailmas sureb igal aastal rohkem kui 1 miljon inimest musta kõlbmatu joogivee pärast. On ennustatud, et aastaks 2025 on juba 2/3 maailma inimestest veepuuduses. Me võime mõelda, et need probleemid on kuskil kaugel, aga ei, need tegelikult on meile juba lähedal. Kuigi maailmas on rohkem kui 100 miljonit mage veekogu, siis tegelikult on nad kõik juba muutumas, nende seisund on halvenemas. Ja me peaksime mõtlema ka selle peale, et need probleemid on tõesti jõudmas siia. Mõelge kas või selle peale, et viimastel kuumadel suvedel on ka meie superrandades juba punased lipud lehvimas. Miks? Aga sellepärast, et meie randades on mürgised sinivetikad. Aga sellepärast, et suurem osa maailma järvedest ongi madalad. Ja selle madaluse pärast on nad ka väga ohustatud. Võtame näiteks selle lihtsa Võrtsjärve mudeli. See järv, milles me praegu istume, on täpselt nii õhuke, nagu see paberileht. Tegelikult veel palju õhem. See näitab, kui õhukesed on need järved, kui madalad on need järved. Ja selle madaluse pärast on nad väga ohustatud inimtegevusele, kliimamuutustele ja seepärast on ka väga oluline, et me keskenduks eeskätt madalate järvede kaitsele ja hoidmisele, sest meie enda heaolu sõltub just nendest järvedest. Otse lühidalt vastates ega jätku küll enam, aga kui minna nüüd natuke ajaloos tagasi, siis olid kalad ei olnud võib-olla nii suure pressi all, aga tänapäeval seoses siis elanikkonna pideva kasvuga on kalad väga tähtsaks muutunud toiduallikana ja juba üle 1 miljardi inimese sõltub otseselt kalast kui toiduallikast ja samuti pakub kalandus väga palju sotsiaalset ja majanduslikku tegevust ja samuti paljudele huvigruppidele
sissetulekut ja kui me nüüd räägime madalatest järvedest, siis madalad järved on eriti just sellised produktiivsed järved ja väga sobivad kaladele ja enamasti madalad järved ongi palju kalarikkamad kui sügavad järved, vähemalt need pindmised kihid. No aga nagu me praegu siin kuulsime, eks ole, meil on siin juba mitmeid erinevaid murekohti. Kõigepealt, eks ole, on meil lihtsalt veepuudus, mida on praegul on võib-olla raske ette kujutada siin vee sees istudes või sees olles. Teine asi on, et inimesi tuleb järjest rohkem maakerale juurde. Me peame need kuidagi ära toitma. Ja üldiselt põllumajandus võtab tegelikult umbes 75% kogu mageveest endale. Mida rohkem inimesi, seda rohkem vaja toiduvajadust, seda rohkem tootmist, seda rohkem mageme vajadust. Siis on muidugi veel ka kalandus, eks ole. Me tahaksime, et meil oleksid järvedes kalu, palju kalu ja kõik oleksid, ja siis tahaksime, et järved oleksid ka ilusad ja puhtad. Teist me tahame, et järve ümber oleksid rikkalikud põllumaad, kus vohab rukkis, kus jooksevad rukkiräägud ringi ja seal on rukkililled ja neiud seal põlluservas kilkamas suvisel ajal. Me tahame, et see järv, mis selle põllu taga on, oleks kalarikas, viskad ühe õnge sisse, sealt tuleb kohe suur priske koha, haarab konksu. Seal on nagu umbes kõnni vee peal, kalu on nii palju, me tahaksime seda saada. Siis me tahaksime veel seda, et me läheme sinna järve äärde ja õhtul on seal, nuusutame, kuidas vesiroosid lõhnavad, kuidas kõik on kaunis ja hea. See on nii palju erinevaid soove tähendab ja meie maailm on praegu liikumas järjest rohkem selles suunas, et kõik võitlevad enda eest. Põllumees tema tahab panna rohkem väetisi, kalamees tahab rohkem kala, loodussõber tahab rohkem looduslikkust, aga nad omavahel nagu enam ei leita kompromisse, aga teadlase roll ongi see, tähendab saada seal kogu aeg peksa seal vahepeal ja leida see lahendus, pakkuda välja variante, me kõik ei saa võita korraga kalur, põllumees ja loodussõber, aga kõik saavad midagi saavutada niimoodi, et nad on rahul. Ja see, et leida see lahendus, selleks ongi välja mõeldud selline asi nagu teadlane tähendab, kes seda nagu teeb, mõtleb ja arutab. Ja nii ta on, tähendab, sellepärast me siin vees istumegi tähendab. Kas te arvate, meile meeldib siin vees? Palju paremaid kohti on istumiseks. Ma tänan ka selle küsimuse eest, selles mõttes, et sageli öeldakse, eks ole, on ju, aitab ju, kui meil on rukkis ja nisu ja ööbik ja see lehm, eks ole. Need on head liigid, et miks meil on vaja neid halbu liike veel, nagu puuk ja sääsk ja hüljes. Aga tegelikult need kõik on millegi jaoks. Me oleme alles selline, me oleme ka ise ju, kas tegelikult, kui me võiks küsida, kas nagu konn teab, rohukonn ma mõtlen, mitte järvekonn. Rohukonn, kas tema teab, miks on nagu vetikad head või asjad tähendab, et samamoodi ega meiega päris hästi ei tea. Sellepärast, et kui me mõne liigi olemusest aru ei saa, ega see ei tähenda, et see liiki vaja ei ole. Samamoodi mulle meeldib alati see võrdlus, et võtke oma auto mootori ruum lahti, seal on hästi palju juhtmeid, elektrijuhtmeid. Kas te teate, mis nad teevad? Ei tea. Tõenäoliselt mõnda te teate, aga enamikud ei tea. Aga järelikult, kui te ei tea, mida miski teeb, võib ju ära võtta, et rebime välja, kisume punased juhtmed. Ei, mulle ei meeldi. Punased juhtmed tõmbame ära. Sinised juhtmed ka ei meeldi. Vaata, rohelised juhtmed jätame alles, tähendab. Aga võib juhtuda on ju, et anname auto ei tööta pärast seda, kui me juhtmed välja võtame. Igal juhtmel on mingi roll, samamoodi on ka igal liigil. Minu meelest iga liik on nagu selles mõttes loodusteadlased ongi niisugune väljasurev liik ka omamoodi, et nad tunnevad, nad saavad aru, kui nad vaatavad, nad näevad, et see vees on, ma näen siin mitmeid liike juba praegu, eks ole, ja see räägib mulle. See on minu jaoks nagu need liigid on minu jaoks nagu tähed.
ja kui ma neid kokku veerin, siis ma saan kokku sõnad ja kui ma need sõnad kokku panen, saame kokku lause. Ja see lause ongi üks lause, mis on looduse raamatus ja see looduse raamat ütleb mulle, mis toimub. Ja ma oskan seda lugeda ja ma näen, aga kui mul ei oleks enam tähti, siis ei oleks ju ka sõnu ja siis ei oleks ka lauseid ja lõpuks, kuigi raamat jääb alles, olen ma kaotanud lugemisoskuse ja kõik, mis toimub hoolimata sellest, et meie sellest aru saame. See on tõesti tegelikult väga oluline teema, et me mõtleksime korraks, kuidas varem on elatud koos keskkonnaga, koos järvedega ja kõigi ümbritsevaga, millega inimesed tollal kokku puutusid. Me peaksime tõesti korraks astuma sammu tagasi ja mõtlema, vaatama selle suure tormamise keskelt, et kuidas elati vanasti, kuidas saadi hakkama ja kuidas saadi olla nii, et ei saanud kahjustada järved, loodus, metsad, loomad, sest elati ju kooskõlas osati. Ka meie võiksime midagi meelde tuletada, kuidas saadi hakkama. Ma usun, et sellest oleks abi ka edasiminekuks. Meil on plaanis veepäeval demonstreerida Raadi järve ääres ja järve peal siis mitmesugust, meie tööarsenali, eriti välitöö aparatuuri ja siis meil on ka plaanis inimesi tutvustada mitmesuguste ohutusnõuetega vee peal ja selleks me oleme ka appi kutsunud päästeteenistuse ja ka vetelpäästekoerad, kellega me siis koostöös seal üritame näidata selliseid ohutusvõtteid vee peal, mis on muidugi väga tähtis, kuna tegemist on ikka suhteliselt ohtliku keskkonnaga. Ma tahaks öelda veel veepäeva kohta, et eks me seal veepäeval üritame ka rääkida sellest, milline vesi on üldse ohutu, kas kala söömine on ohutu, kui me sööme kala, kas meid võib tabada nakkus, võib tabada meid parasiit, kas on ohtlik või see ei ole ohtlik, millised vetikad on vees, mida tegelikult tähendab see salapärane pressiteade, et veest leiti sinivetikas, kas me peaksime närvi minema selle teate peale. Me räägime ka sellest sellel päeval. Me räägime ka sellest, kuidas üldse kalad elavad, mismoodi kalad suhtlevad. Sest et kui me arvame, et siin vee all elu ei ole ja siin pole häält, siis on tegelikult vesi on täis elu, vesi on täis hääli, me lihtsalt ei kuule neid. Me räägime ka paljudest veega seotud probleemidest. Me räägime ka sellest, kuidas järved aitavad inimeste vaimse tasakaalu taastamisele kaasa. Ma arvan, et meil on tulemas selles mõttes oma eriala tippspetsialistid Uppsalast, mis asub Rootsis. Vana Eesti linn, aga antud hetkel küll Rootsis. Ja üldse tähendab, ma tahan öelda veel konverentsi kohta, et meil on tulemas, antud hetkel on meil umbes 20 riiki, kaugemad on Austraalia, Uruguay, Argentiina. Siia tulevadki kokku siia Eestisse, Tartusse, Emajõe äärde, mis ühendab 2 madalat järve, Võrtsjärve ja Peipsit. Tegelikult nad tulevad kokku inimesed, keda ma kutsuskin veetarkadeks. Et nad tegelikult inimesed, kes on pühendanud oma elu sellele, et lahendada erinevaid veega seotud probleeme. Ja oleks nagu kurb, kui me ei pööraks sellele mingit tähelepanu, kui maailma isegi ütleksin parimad pead selles valdkonnas kogunevad siia meie vee äärde. Et ma ütleksin, et siin on kõigile midagi tähendab, kes armastab koeri, kes tahab kuulda, millist vett juua, kes tahab kuulda teaduslikku vastust küsimusele, miks on sinivetikas sinine.